Love is feeling cold in the back of vans. Love is a fan club with only 2 fans. Love is walking, holding paint-stained hands. Tervist! Tšau, Tamm. Kuidas läheb? Kuule hästi läheb, ma olen sind oodanud. Väga hea. Kuule, mul on sulle kohe üks küsimus. Ennem veel, kas sa tahad kohvi? Jaa, ikka võib. Super. Mis su küsimus on? Kõige piinlikum olukord, mis sul pulmas on olnud? No alustad kohe lihtsatest küsimustest. Ükskord ma käisin Prantsusmaal, kus paar tellis ainult lühikese video. Ma läksin kohale, ma muidugi unustasin selle ära, mis on suht piinlik ja tegin neile, filmisin pika video, filmisin lühikese video ja siis andsin neile kätte juba. Ei andnud kätte, aga lihtsalt pikk video oli valmis ja siis ma avastasin, et pekki nad ei tellingi pika video ja siis mõtlesin, mis ma teen selle pikaga, üritan neile maha müüa. Tundus piinlik hakata maha müüma ja siis igatahes kinkisin neile selle lihtsalt. Ja siis nad saatsid mulle muidugi vastutasuks 2 pudelit veini, aga ma olen karsklane, nii et... Kuidas sa üldse videograafiani jõudsid? See on hea küsimus. Mul isa vist onult laenas ühte kaamerat ja siis ma lihtsalt tegin kodus juba väikseid videosid ja siis hiljem kirikus tegime videosid ja niimoodi see vaikselt kasvas. Aga millal ja kuidas sa pulmavideoteni jõudsid? See on hea. Me koguduses oli üks ürituse korraldaja, kes mõtles, et kuule, Toomas, sa oled siin videosid teinud. Sa oled kindlasti pulmavideosid ka teinud. Ma ei olnud teinud, aga ta oli valmis maksma. Ma ei valetanud talle ega midagi, ma lihtsalt läksin pulma ja siis küsisin 250 eurot, ma mäletan, ja noorpaar oli nii rahul, et andis mulle pärast 400 eurot ja ma olin 7. taevas. Millise tehnikaga sa alustasid? Ma alustasin mingi seebikarbiga. Pastor kinkis mulle seebikarbi umbes, et sulle meeldib videosid teha, võta see, aga suht kiiresti me ostsime pulmareisi rahadega, ostsime esimese Canon 550D ja alguses mul ei tulnud mitte midagi sellega välja, aga siis ma mingi hetk ostsin 50 fix objektiivi 1,8, mis maksab mingi 200 eurot äkki ja see muutis kogu mängu, nii et see tegi väga põnevaks, nii et soovitan seda objektiivi väga. Mis tehnikat sa praegu kasutad? Tänaseks ma olen otsustanud, et ma olen Blackmagicu peal, Blackmagic Ursa Mini, et see on hea 4K saab filmida ja väga asjalik kaamera. Kuidas sa üldse õppisid monteerimist? Mu vanem vend monteeris, kui ma väike olin ja ma vaatasin lihtsalt pealt, ega ta meil ei lubanud väga arvuti taga olla ja siis mul oli mingi enesekindlus, et ma ka tean, kuidas monteerida, sest et ma olin nii palju vaadanud, kuidas ta teeb. Reaalsus on see, et kui ma hakkasin ise monteerima, siis mul polnud õrna aimugi, kuidas monteerida, aga vahel ongi lihtsalt seda enesekindlust vaja, sest et YouTube aitab ja nii vaikselt õppisin ära. Mis sind motiveerib? Mind vist... Ma tavaliselt ei vasta selle küsimusele, sest et see on natukene selline karm asi, mis mind motiveerib, aga kui sa juba küsisid, siis ma mõtlen mingile paarile just pulmavideosid tegema, et kui ma mõtlen mingile paarile, kes varem või hiljem on oma elus sükses olukorras, kus nad mõtlevad, et okei, võib-olla peaks lahku minema. Ja kui nad sellel hetkel vaatavad pulmavideo, mis ma olen teinud ja see aitab neile anda üksteisele veel ühe võimaluse ja võib-olla lähevad sellest raskest hetkest läbi, siis see on täiega hea motivatsioon, et ma pean tunnistama, et vahel ma mõtlen just selle peale. Kuule, su kohvi on valmis. Suurt tänu. Kuule, kas sul tegeled veel millegiga peale videograafia ja pulmavideote? Muidugi. Ma olen õppinud 9 aastat laste muusikakoolis ja siin on see tulemus, mis ma oskan. Ma võin seda isegi ühe käega mängida. Võin isegi... Ma õppisin trompetit. Kus sa ammutad inspiratsiooni? Ammutan vist kõige rohkem inspiratsiooni fotograafidest, sest et nad näevad hullult hästi valgust. Kui sa vaatad fotograafide tööd, siis sealt on palju õppida. Kes on su iidolid? Need sama fotograafid. No ma ei tea, jah. Võib-olla on erinevaid videograafe, keda ma vaatan, aga ma ei julge öelda, et keegi mu iidol on, nii et tuleb leida oma käekirja enda peeglist. Mis on sul pulmas alati kaasas? Pulmas on mul kaasas muidugi kaamera,
kindlasti varukaamera juhul, kui peaks midagi juhtuma ja hunnik helitehnikat. Ma kannan 4 objektiivi, mitte rohkem, et oleks vähem valikut ja saaks keskenduda rohkem sisule, mitte liiga palju tehnikale. Mis objektiivid need on, mis sa kaasas kannad? 70-200 Canoni oma ja 50 fix kindlasti, sest et see on hea fookussügavusega. Lainurk, et oleks atmosfäär näidatud ja ei tekiks klaustrofoobiat videot vaadates ja makroobjektiiv ainult 1 kaadri jaoks, sõrmuse kaader, nii rohkem seda ei kasuta. Ja millist abitehnikat sa kasutad? No helitehnika jaoks on lipsumikrid, erinevad salvestusvahendid veel, ja nüüd viimane kord isegi vedasin valgustehnikat Spotlighti kaasa, et tantsupärandat valgustada, aga välismaa pulmades ma ei suuda seda kaasa vedada, nii et see ei ole põhi. Milline on sinu lemmikvideo, mis sa teinud oled? Vahel küsitakse, mis mu Vahel küsitakse mu käest, et mis on mu lemmikpulmavideo, aga seda see imelik oleks seda ise kommenteerida, aga mu lemmikvideo on kindlasti see, mis ma tegin oma õele, et õde rääkis sellest, kuidas tal sündis Downi sündroomiga laps ja kuidas ta sellest teada sai, kuidas ta sellest läbi läks, et see väga puudutas hinge ja siiamaani elab internetis oma elu. Mida sa soovitad algajale videohuvilisele? Kusjuures selle peale ma olen mõelnud. Mu soovitus oleks, et võta üks video, mis sulle meeldib ja mitte lihtsalt ära vaata seda, vaid lae see alla, lae see endale programmi ja vaata seda, siis sa näed seda hoopis värske pilguga. Sa näed, kui pikad on kaadrid, milline on color correction, sa näed, mis kaadrid on üksteise otsa pandud, et ma soovitan lae video alla ja vaata programmis seda. Mis programmi sa kasutad? Adobe Premiere on mul põhimõtteliselt ainuke programm, mis ma monteerimiseks kasutan, et see on kuutasuga 20 € kuus ja kõik vajadused on täidetud. Kas sa After Effects ei kasuta? See After Effects on nii suur maailm ja mul on paar sõpra, kes oskavad seda minust nii palju paremini, et kui mul on vaja midagi, siis ma küsin nende käest. Aga kuidas sa nii sujuvaid üleminekuid teed? See on hea küsimus. Ma näitan ühte näidet lihtsalt. Üleminekutega on see lugu, et sa pead ennem neid läbi mõtlema, mis sa teed, sellepärast, et pulmas sul ei ole lihtsalt aega. Ja siin ma näete, selle kaadri ma lõpetan musta kaadriga ja alustan teist kaadrit mustast, mis tuleb siis valgus. Et tasub mõelda ennem kodus valmis erinevaid üleminekuid, sest et pulmapäeval sa tõesti ei suuda nagu isegi keskenduda selle peale. Ja viimane küsimus, kuidas sa nii imeline oled? See on arvatavasti mu naise küsimus, nii et ma arvan, et see video peab siin praegu läbi saama.